Kas sä tunnet seda Pokebeari-tyyppi? Tean kyllä pull 3 nädala yhteisiä video ylöslaidi nyt. Jaa, okei, ma uploadin täna siis, kui nii suur soov on, ma ei tea, miks te nii väga tahate seda, aga nagu ma ei tea, ma lihtsalt uploadin, kui te nii väga soovite seda, see ei tohiks olla väga keeruline, ma mingi räägin vist oma Tartu tripist võib-olla, ma ei tea, vaatab. Poeg, miks alati, kui ma siia ruumi tulen, siis sa teed midagi täiesti idiootset? Praegu sa mängid mänguasjadega. Kas sa oled väike laps? Mis sul viga on? Ma annan alla juba. Mul kõrini sinust. Tal on oigus. Sa oled loser. Okei, kõik, mis ma oskan öelda selle kohta, et ma ei ole nii tükk aega uploadinud, on see, et mul olid üleminekueksamid ja selline motivatsiooni puudumus, mis nagu, ma ei tea, täielikult rikub su nagu tuju teha midagi, nagu kreitida mingi video või nagu lihtsalt väga nõme tunne on ja ma ei tea, see on kõik, mis ma oskan öelda, lihtsalt selline motivatsiooni puuduvus ja üleminekueksamid võtsid ka mul mingi paar nädalat ära, nii et jah, ma ei tea, vabandust või midagi. Okei, nii, mingi eelmine nädalavahetus, vist üle-eelmine nädalavahetus, ma käisin Tartus koos mitmete sõpradega ja seal oli nagu üpriski lõpus, kuna ma ei ole Tartus väga palju käinud ja nagu Tartu on üleüldse selline minu jaoks selline huvitav linn, sest ma ei ole seda nagu saanud väga niimoodi exploorida või nagu seal seigelda. Esiteks ma kohtusin siis Tiimeksiga ja siis me kohtusime Mikiga ja siis peale kokkusaamist me passisime, ma ei tea, Tiimeksi majas natuke aega vist. Ja siis me läksime rongijaama vastu veel teistele sõpradele. Põhiliselt nagu kõik oli täiesti okei, kuni me läksime Tartu peale õue mingi hilja õhtul. Niimoodi, et suhteliselt pime oli juba ja nagu praegu on suhteliselt selline suvine ilm, seega nagu väga valge on ja kui nagu pime juba on, siis on nagu ikka päris hilja. Seega ma ei tea, kas me üldse tohtisime olla nii kaua õues, aga vahet pole. Ja me käisime kuskil kesklinnas vist, me olime seal õues, me mingi, ma ei tea, karjusime suvakatele inimestele tere, kuna ma ei tea, ma tõesti ei saanud aru, miks me seda tegime, aga see oli lõbus, kuna selline suvaline läbikäimine võõrastega on isegi natuke lõbus. Ja me hakkasime kodu poole jälle kõndima, kuni me jõudsime ühe ristmikuni ja selline, see suund, kuhu me läksime tagasi koju, oli siuke nagu otsene tee ja natuke üles mäge. Ja me olime seal nagu allpool, nagu me hakkasime just nagu koju minema. Ja nagu meil oli umbes 8 inimese grupp, ma usun. Ja üks mingi selline mees, kes tuigerdas tohutult, tuli meile vastu ja küsis ühelt meie käest, ühelt tüdrukult, palju teene maksab või teenus või ma ei mäleta täpselt, mis ta ütles, palju teene maksab igatahes. Muidugi väga seksuaalsel teel, nagu ma aru saan. See tüdruk ei kuulnud õigesti ja vastas naljaga mingi 0 või midagi. Ma tõesti ei mäleta väga hästi. Me hakkasime siis nagu kiiruga edasi nagu kõndima. Me kõndisime ülesmäge, see otsene tee ülesmäge, lihtsalt me kõndisime rahulikult. Mitte nii rahulikult, aga nagu igatahes me lihtsalt nagu natukene rutuga kõndisime. Kuni üks meist vaatas selja taha ja nägi, et see mees jooksis meile järgi. Ja issand jumal, kui õudne see oli. Me kõik lihtsalt hakkasime haigelt sprintima üles mäge ja nagu see adrenaliini laksime saad sellest, kui keegi sind taga ajab. Ja nagu, see oli nii vastik. Ja nagu see mees ise mingi, nagu ma ütlesin ennem ta tuigerdas ja nagu ta peaaegu ei seisnud püstigi. Seega, kui ta jooksis, ta mingi vahepeal peaaegu käis vist käna või nagu ta ei saanud nii hästi joosta. Ja nagu, ma ei tea, tema jaoks vist oli see kuidagi nagu mingi nii-öelda nali või nagu nii-öelda lollitas meiega, aga meie kartsime seal oma elude eest. Ja see samune tüdruk, kes tema käest, kelle käest küsis see mees seda teenusasja, ta jooksis mingi 2 maja
vahele auto taha ja nagu meie läksime edasi ja nagu kuni üks meist pani tähele, et meid oli puudu üks ja me hakkasime haigelt kartma ja nagu me hakkasime kutsuma teda ja nii edasi. Samal ajal mina ja Mikki läksime edasi, üritasime nagu abi leida põhiliselt. Me nagu leidsime mingi vanema naise ja noorema naise koos. Ja nagu Mikki üritas selgitada, et mis meiega toimub, et nagu, et keegi ajab meid taga. Ja see naine, lihtsalt see noorem naine lihtsalt naeratas meile. Nagu mis mõttes? Me lihtsalt olime nagu haiged, nagu lihtsalt lapsed, kes on nagu stressis ja nagu paluvad abi ja sellist naeratad neile. Nagu see on nii kahtlane, aga ma ei tea, mis tema motiiv oli selle taga, aga igatahes. Me ei teadnud, et see tüdruk oli nagu mingi maja vahele läinud. Mikki vist teadis, aga keegi väga ei kuulnud teda. Ja siis me nagu läksime tagasi sinna. Seda meest enam ei olnud seal. Meanwhile me ikka veel olime haigelt nagu kõik hirmus. Seda meest enam ei olnud seal ja me hakkasime natuke tagasi minema ja siis see tüdruk, kes oli 2 maja vahele läinud, ta tuli ka välja ja siis nagu me olime jälle koos. Ja see mees lihtsalt kadus täielikult ära ja see oli väga kahtlane, kuidas ta niimoodi ära kadus. Aga meil on mõned teooriad, kuhu ta läks ja nii edasi. Siis me lihtsalt läksime täiega väga kiiresti koju, kuna peale sellist juhtumit me keegi väga ei tahtnud seal enam olla. Ja siis me nagu läksime kähku koju ja järgmine hommik me olime vist mingi öö läbi üleval, magasime mingi 3 tundi vist. Me ärksime üles ja siis ma ei tea, me läksime jälle kesklinna poole ja muidugi jälle. Me kõndisime nagu sinna kesklinna poole ja issand jumal, see pagana mingi suvaline mees jälle. Nagu me kõndisime rahulikult, keerisime mingi paremale poole ja nagu läksime üle tee, nagu vasakule poole teed, kõnnitee peale. Ja see mees tuli nurga tagant meile järgi, läks samamoodi diagonaalselt üle tee ja otse meile järgi ja issand jumal. Õnneks ta keeras kuhugi ära ja me saime rahulikult minna edasi. Ja ma ei tea, väga selline imelik tunne jäi nendest, ma ei tea, peale seda nagu neid juhtumeid, ma lihtsalt hakkasin haigelt kartma, et keegi hakkab meid jälle taga ajama, kuna see on tõsiselt õudne juhtum. Ja ma ei tea, ainuke asi, mis ma oskan teile öelda, on see, et nagu kui on liiga hilja ja ta ei tohiks õues olla, siis ärge olge õues, eriti sellises nagu suures linnas, kus võib just kokku sattuda mingi imelike inimestega. Kui teile meeldis, siis jätke like ja kui teile väga meeldis, tellige ja ma ootan teie lugusid siis kommentaarides, mis ma nagu tahaks teada, kas teil on sarnaseid juhtumeid äkki ja head aega.